Aitäh kõigile, kes meile pilte saatsid ja tegelikult me liigumegi nüüd meie järgmise külalise juurde, et kui siin see linnuvihje juba oli, siis me hakkame Ruudist ja Allast rääkima. Marko Mägi on meiega liitunud. Tere hommikust, Marko. Tere hommikust. No inimesed on siin ikka pingsad. Mulle tundub kohati juba, et see on rahvussport on see, et vaadata, kuidas linnul munad kooruvad. Nüüd see tõepoolest nädalavahetusel juhtus. Kanakullid, Ruudi ja Alla, kes seal Tartumaal pesitsevad. Alla on usinalt tööd teinud, Ruudi natukene vähem, ma saan aru. Ja nüüd on siis 5 munast 4 tibu välja koorunud. Jah, ma küll täna hommikul ei jõudnud vaadata, mis seal pesas toimub. Aga see on otse pilt. Ei sunneta just tund aega vana kaader, kui mulle tundub, et Alla on toonud midagi maitsvat või sa oskad täpsemalt kommenteerida, et kuidas see toidu andmine käib, et kui ema sellise portsuga tuleb, siis ta niimoodi katsub võrdselt siis jaotada või mis see teema seal on? No pojad kindlasti üksteisega konkureerivad seal. See olelusvõitlus pesas võib olla üsna karm. Iga poeg on iseenda eest väljas ja tahab ikka esimesena kõhtu täis saada. Nii et kui vaja, siis trügitakse teine eest ära, aga loomulikult ema hoolitseb selle eest, et kõik saaksid võrdselt. Tema huvi on, et kõik pojad suureks kasvaksid ikkagi. Aga mis see on? Kas me saame või näeme siit sellisest kaadrist ka, et mis see hommikusöök siis neil oli? Vaat seda ei julge mina küll selle pildi järgi öelda, mis see oli, aga kõige tõenäosem, kuna ta Tartu linna servas on, see võib olla tuvi, vares või mõni muu lind. Kõige tõenäosemalt vares või tuvi. Ehk siis tegelikult on ikkagi tuletama meelde röövlinnuga, eks ole, Kanakulli näol. Siin nunnud tibud küll, aga tegelikult on see karm pilt, mis siin avaneb praegu. See on tavaline loodus, et liha söömine lindude poolt ju röövlinnud liha peavad sööma, nii et siin pole mitte midagi kummalist. Aga kui rääkida sellest toidu hankimisest veel, siis ma lugesin neid kommentaare seal ja osad inimesed arvasid, et see isaslind teeb selle nii-öelda töö või eeltöö ära, et siis hangib selle väiksema linnu ja siis annab emale, et ema saaks poegi toita. Et kas see on nii või kuidas see käib, et kui kauaks see ema tohib ära minna? Jah, nendel vaatajatel on õigus olnud. Kui Alla esimest korda pesalt ära läks, kui esimene poeg oli koorunud, käis ainult 8 minutiks oli lahkunud. 8 minutiks läks pesast ära ja tuli tagasi juba saagiga, mis oli nii-öelda töödeldud, fileeritud sisuliselt. Ei ole loogiline, et ta jõuab 2 minutiga kõik selle ära teha. Järelikult Ruudi oli selle talle kuskil. Ruudi käis turul hommikul, pani juba valmis, Alla lihtsalt võttis selle ja tõi pessa. Ja toitis sellega siis poega. Kui me nüüd nendest koorumistest räägime, nad on minu meelest tulnud suhteliselt vist järjepanu, täpselt umbes selles järjekorras, kuidas nad ka munetud on. Ja ilmselt tähelepanelikumad vaatajad nägid, seal on üks muna tegelikult ju veel koorumata. Kas me nüüd on tõenäoliselt ikka koorub või mis variandid seal on? No mida pikemaks see aeg nüüd läheb ja ta ei kooru, seda väiksem on tõenäosus, et ta üldse koorub. Seda võib juhtuda? See võib veel juhtuda. Röövlindudel on üsna tavaline, kui on palju mune pesas, et mõned kooruvad oluliselt hiljem kui teised ja siis see üksik poeg jääb selliseks väikeseks häbarikuks ja ta ei pruugi ka täiskasvanuks saada. Kuigi nende lindude kohta võib öelda, et nad on varematel aastatel 5 poega üles kasvatanud ja tegu on linnalindudega, et võib-olla neil on tuvisid ja vareseid väga palju võtta, nagu läheks supermarketisse ja ei ole probleeme. Metsas oleks võib-olla 5 poja üles kasvatamine hoopis keerulisem. Kas tohib teha väikese ajahüppe ka, et meil oli siin ka kolleegidega juttu ja ega ei mäleta ju koolitundidest enam ka. Kuidas üldse elab see pisikene linnuhakatis enne seda, kui ta sealt munasest välja pääseb? Et kuidas ta sinna mahub, mida ta seal sööb, kuidas ta hingata saab? Kõik asjad on tal juba munas algusest peal olemas. Alguses on ta muidugi nööpnõela pea suurune seal ja hakkab kasvama, aga umbes poole haudumise peal on tegelikult tibu valmis seal. Kõik tema nokk, pea, silmad, tiivad on olemas, ta lihtsalt hakkab suuremaks kasvama vaikselt ja omandab sellised tibule iseloomulikud asjad. Ja paar päeva ennem koorumist ta juba suhtleb vanematega ja pesakonna kaaslastega. Piuksub seal sees? Piuksub seal sees, helid on kuulda. Tegelikult ka seal kaamera jälgijad tegid kommentaare, et mingit piuksumist on kuulda juba ja tõepoolest nad suhtlevad ennem ja üks teooria on, et sellega niimoodi sünkroniseeritakse koorumist omavahel. Et pojad kooruksid enam-vähem ühel ajal, sest nad munetakse ju tegelikult väga erineval ajal, nädala jooksul või isegi rohkem aja jooksul, aga nad kooruvad siiski suhteliselt ühel ajal kõik. Aga mida nad söövad seal, kui nad on muna sees? No nüüd kooli küsimus, mis on muna sees? Kui sa võtad kanamuna, lõikad pooleks, seal on munakollane ja munavalge. Munavalges on valgud ja vesi, mida kasvav poeg kasutab ja see kollane on suuresti rasvad.
mida sealt võetakse ja siis enda ülesehitamiseks kasutatakse. Sööb selle muna siis tühjaks või? No ta ei söö seal midagi, see niimoodi mööda siis veresooni imbub tema sisse, mööda erinevaid lootekotte, mis seal muna sees on, aga hapniku saab ta suuresti ikkagi väljastpoolt, õhust. Hingamine käib läbi munakoore ja seepärast, kui muna peaks mustaks minema millegiga ära määrduma, siis on oht, et poeg võib munas lämbuda. See on kormoranide munade õlitamise. Just täpselt, et sellepärast neid mune õlitatakse, et ei saaks looted seal munas hingata. Nad kasvavad siis päris kiiresti, eks ole, et kuidas see tempo nüüd siit edasi on, millal nad, ma ei tea, esimesi lennuharjutusi hakkavad tegema? Noh, oleks tegu värvulistega, võiks öelda, et 1,5 nädala pärast on nad juba võib-olla sellised, et tahaks pesast ära lennata, aga röövlinnudel võtab see natukene kauem aega, et kui praegu siin on mai algus, siis noh, ma arvan, et juuli alguseks on enam-vähem niimoodi, et 2 kuu pärast. 2 kuu pärast, noh, tegelikult nad kindlasti saavad lennuvõimeliseks juba varem, aga 2 kuu pärast, ma arvan, on nad sellised, et nad väga enam pesas ei taha olla. Aga kui suurelt nad selle pesse mahuvad, kui siin vaadata, siis praegu nad on pisikesed, nad on seal 4-kesi, seal ei paista nagu sellist nagu tohutut avarat ruumi, kas nad hakkavad siis trügima seal kuidagi või? Ikka hakkavad ja kui väga suureks trügimiseks läheb, siis ei ole võimatu, et mõniga lükatakse pesalt üle serva ja kukub alla. Aga noh, praegu ma ütleksin, siiamaani oli Ruudil ja Allal selline lõbus elu. Munemine ei ole väga suurt pingutust nõuda, eriti Ruudilt muidugi, tema käis väga harva seal pesal. Aga nüüd, kui pesas on pojad, nüüd käib pidev voorimine, et nüüd hakkab vanematel tõsine töö pihta ja nüüd on sellised, ma arvan, et nad igatsevad juba puhkust vaikselt. Kuskil ma lugesin, et 98% haudub emaslind, 2% umbes isaslind. Kas nüüd, kusjuures ma olen ka jälginud, et Alla ikka istub peal nendel poegadel, kas nüüd käib samamoodi ikkagi, võib ka Ruudi tulla istuda seal vahel? Võib küll, aga tõenäoliselt hoolitseb ikkagi Alla nende poegadest, et esialgu on vaja neid poegi soojendada, et neil ei ole veel seda enda tihedat sulestikku, kuigi udusulestik on neil üsna tihe, aga kui ilmad on ikkagi jahedad, siis vanalinnud peavad neid soojendama. Aga kuidas on lood nende rünnakutega, et siin tegelikult ju oli ka neid päris mitu, et seal ju Nugis ja kodukakk olid vist need. Teised nii-öelda siis linnud ja ka Nugis ründasid, et siis olid munad, mida Alla kaitses. Aga nüüd, kui on need väikesed linnupojakesed, siis kuidas nende rünnakutega on? Kas need on ohtlikumad nüüd või? Nad on selles mõttes ohtlikumad, et vanalinnud on tõenäolisemalt nüüd rohkem pesalt ära. Munadel oldi sisuliselt kogu aeg peal. Näeme siin ka rünnakud. Jah, et käis üks, see sama Nugise rünnak oli väga populaarne, mida vaadati järgi. See oli, mis pani minu ka imestama. Mina selle pildi järgi ütleksin, et see Nugis oli veel rohkem imestunud, et ta sattus sinna juhuslikult. Ta ei osanud oodata, et seal midagi on. Ta läks päris ruttu ära ka. Jah, just, et oleks ta siipäraselt näinud, ma arvan, et oleks ta seal pikemalt olnud, aga nüüd, kui pojad on pesas, siis see oht on suurem, sest et pojad, vasindrid, hakkavad piuksuma ja selline on teada lindudel ja teistel loomadel ka vanema ja poegade konflikt. Vanemad tahavad, et kõik pojad üles kasvaksid, aga iga poeg on ise enda eest väljas ja siis nad kisavad ja ütlevad sellega sisuliselt vanalinnuna, et kui sa nüüd mulle nokka täis ei pane, siis ma kisan veel valjemini ja siis tuleb kiske ja sööb mu ära ja siis sa oled must ilma. Aga mis see nende poegade tulevik on? Et sa ütlesid, et juulis nad hakkavad ringi lendama, aga kuhu nad siis nagu lendavad? Kas nad tulevad siis sinna pesse ikkagi algusest tagasi või kuidas see nende iseseisvumise nagu periood läheb? No esialgu nad on kindlasti pesa lähiümbruses ja seal Tartu piirkonnas lendavad ringi. Aja jooksul nad võivad kindlasti laiali hajuda. Kusjuures mõni päev tagasi käis ka seal pesa kõrval veel üks noorlind, Kanakulli noorlind istus oksa peale korraks ja vaatas ringi. Et mina mõtlesin, et ei ole välistatud, et see võis olla mõni Alla ja Ruudi eelmiste pesakondade noorlind, kes käis vaatamas. Päriselt mäletada seda või? Ei, seda ma ei usu, aga see võis olla juhuslik kohtumine, aga noorlind oli Kanakulli noorlind teistsuguse sulestikuga. Et see oli selline tore äratundmine. Aga kuhu nad lähevad, kes seda teab? Tartu piirkonnas on tegelikult kanakulle päris palju. Et tundub, et linnas on kanakullidel elu hea, erinevalt metsakanakullidest. Nii et kuhu nad kõik ära mahuvad, kui nad kõik peaksid ellu jääma, siis tunnen Tartu tuvidele ja varestele kaasa. Ja kas kuidagi on võimalik aru saada selle pildi järgi, kui nad on sellised pisikesed valged tibud, et kas seal on need pojad või tüttered või kuidas? Näed, vaata, nüüd ta tõmbas seda muna küll endale sinna alla vahepeal, et ta ikka üritab seda haududa ikka seda muna edasi.
no jah, ma ei tea, selleks, et sealt kooruks, siis ta peaks ikkagi pidevalt pesal istuma, et kui ta seal pidevalt ära käib ja teised pojad seal muna otsa sukerdavad, siis tõenäoliselt seal väga suurt haudumist enam ei toimu. Nii et see läheb hukka, see muna läheb hukka tõenäoliselt. Ei tea veel, aga noh, elame-näeme. Aga seda lindude sugu nii väiksena ei ole võimalik siit näha? Ei, et isegi täiskasvanuna on see keeruline, et need linnud muidugi me pildi järgi saame aru, et ruudil on nüüd saatja seljas ja allal ei ole. Ja tegelikult ka teravsilm teeb suuruse järgi vahet, et röövlindudel on emaslind on suurem kui isaslind. Nii et saab Emad on suurem? Tavaliselt kipub see vastupidi looduses olema, aga röövlindudel on just vastupidi, sest et ema on see, kes peab pesa eest hoolitsema ja ta peab olema natuke suurem ja tugevam. No mis saab järgmises episoodis, vaadake täpsemalt, võiks, et sellest on saanud tõeline seriaal juba. Marko, suur aitäh tulemast meile täna hommikul külla ja natukene valgustamast seda maailma ka. Aga meie telehommik muudkui jätkab.